Tere kõigile kanali vaatajatele. Tänane video on siis päästan autosid pressi alt. Ehk siis nagu juba on näha, siis on autoringlusesse tekkinud 4 vana autot. Ja kas me tegeleme selliste autodega igapäevaselt? Pigem mitte. Pigem harva satub neid. Aga kuna praegu neid tuli järjest sisuliselt kõik need 4 tükki, siis ma mõtlesin, et ma natuke räägin neist ja räägin sellest, kuidas nad siia sattusid, miks nad sattusid, mis asjad nad üldse on ja mis põhjusel ma otsustasin sellised autod üldse ära osta. Tegelikult põhjus on hästi lihtne. Nendest 4 autost 3 olid sisuliselt teel vana metalli kokkuostu ja viimasel hetkel selgus, kuna siin on 2 autot on minu nii-öelda sõprade pereliikmete autod, et viimasel hetkel selgus, et äkki olen huvitatud. Ja selliste autode puhul on alati kõige olulisem tegelikult potentsiaal. Ehk siis see, et kas on mõtet tegeleda, kas on mõtet taastada. Alati on sellises hinnaklassis autodega palju tööd, see on fakt. Ja sellel tööl ei pruugi olla mõtet, et tegelikult kui näiteks auto läbisõit on 450 000 ja kere seisukord on selline, et ta vajab suuremat sorti parandustöid ja auto potentsiaalne turuväärtus on näiteks 600 €, siis sellel ei ole kindlasti mõtet ja see auto tegelikult kahjuks peabki vana metalli minema. Küll aga, kui autol on midagi, mis on veel väga hästi, nagu näiteks sellel Volkswagenil on läbisõit 118 000 kilomeetrit ja tehnika on ideaalses korras minu arust. Kere oli ka ainult oma paari nõrga kohaga, siis loomulikult selline auto tuleb teha korda. Nende autode puhul, mis siin on, igaüks on saanud tegelikult nii-öelda erinevas mahus tähelepanu, et potentsiaal on neil erinev. Toome nüüd näited ka juurde. See Volvo siin kõrval. Volvo S40 konkreetselt taheti viia ära vana metalli, viimasel hetkel sain seda autot osta, ostin pimesi ära ja avastasin, olin ka valmis, et ma pean ta ära viima, aga avastasin, et tal on tehnika täiesti üle keskmise. Autol on nahksisu, toimiv kliima, püsikiiruse hoidja, 2 treffid väljed. See auto sai ülevaatuselt läbi pärast 1 remonttöö tegemist. Ehk siis kuna ta läbisõit on 360 000 ja kere on kergelt kaetud pindmise roostega, tiivakaared, karbid, aga samas auke ei ole, siis seda autot enam ei ole mõtet hakata, ma ei tea, üle kere üle värvima või tegema nii-öelda 5+ konditsiooni. Selle auto puhul on mõistlik teha ta visuaalselt silmale enam-vähem viisakaks, keegi võiks teda tarbida veel 1 aasta, heal juhul võib-olla 2 ja siis tõenäoliselt ta läheb lõpuks varuosadeks. Küll aga praegu täiesti normaalne asi, arvestades seda, et see oleks peaaegu pressi alla pandud, olen ma väga rahul, et ma selle üles leidsin. Tööd muidugi taga on, mul on veel sellest suurem osa tegemata, aga ülevaatus on juba peal, autoga saab sõita, kõik on hästi. Vaatame siis sellist autot nagu Opel Omega. Minu jaoks, ma arvan, et kõige põnevam auto siin reas praegu. Kõik, kes on vanemad kui 30-35 mäletavad, ma arvan, seda autot lapsepõlves, kellelgi vanaonul, vanaisal, isal, võib-olla ise endal kellelgi on olnud. 99 aasta auto, vist, kui ma ei eksi, umbes 3 aasta vanusena kunagi Saksamaalt toodud, alates sellest ajast 1 inimese käes, Tartu Ülikooli endine arst. Ja see auto tuli mulle siis sõbra vanaisalt nii-öelda. Ja autot on hoitud Annelinna garaažis, talviti minimaalselt sõitnud, väga ammu üldse pole talviti sõitnud. Kere, arvestades aasta arvu, väga hea. Läbisõit 150 000 kilomeetrit. Ja täiesti värske asi. Sõber viimasel hetkel helistas, et ta tahtis garaaži tühjaks saada, mõtles, et viib selle ära, et äkki ma olen huvitatud. Ilmselgelt ma olin huvitatud, et sellist asja ei saa. Ma lihtsalt põhimõtteliselt ma ei taha sellist asja pressi alla viia, kui tal on tegelikult kapotialune super ilus, sisu minimaalsete kulumisjälgedega, kere jumala hea.
Sellel autol me käisime seal samas Annelinna garaažis siis kolleegiga järgi ja alguses ma ostsin ta nii, et ma ei olnud teda käima pannud, ma korraks vaatasin lihtsalt. Esimene üllatus oli siis see, et ta oli seisnud ka garaaži ees ja loomulikult katalüsaator oli ära varastatud. Tänaseks on siin järgmine katalüsaator all. See on toimiv. Ma käisin selle autoga juba ülevaatuspunktis, ülevaatuseelses kontrollis. Vigu oli, aga neid oli vähe. Esiklaasi mõra, mis on mul tellitud ja lähipäevil läheb vahetusse. Esisillas 2 detaili ja 1 esitulepirn. Need asjad on juba tehtud. Et ühesõnaga tegelikult minimaalselt vigu, see auto saab kohe ülevaatuse, see on juba kontrollitud ja edasi läheb ta müüki ja ma olen täiesti kindel, et võib-olla mõni eakam inimene, kellel on kunagi selline auto olnud ja kellele see väga meeldis, ostab selle mult arvatavasti ära. Opeli kohta jäi veel ütlemata, et tegu on siis 2.0 100 kilovatti bensiinimootoriga, manuaalkast ja tagavedu. Järgmine auto Volkswagen Golf 4 ja see on ka huvitava looga auto tegelikult siin reas. Et see auto tuli sissemaksuks mu enda healt sõbralt Robertilt, kes ostis endale BMW ja Robert küsis, et kas äkki tahan, et ta ei tea, mida sellega peale hakata. Ülevaatuselt kukkus see auto läbi. Tegu on siis tema ema autoga tegelikult, mida ta kasutas mingit aega, kuna tal vist ei olnud millegi muuga vahepeal sõita. Ja ülevaatuselt oli ta kukkunud läbi, seda saab igaüks vaadata Maanteeametist, mis põhjustel, aga põhimure oli vasakpoolses karbis oli auk ja see auk, mul on sellest foto ka, see auk oli päris kole. Lisaks oli tal läbi 1 sarniir, 1 rooliots ja siis oli märge, et heitgaasid ei vasta normidele, aga tegelikult oli summutis leke ka. Ehk siis sellisel sumpsiga ei olegi võimalik heitgaase kontrollida. Tegelikult tal heitgaaside osa on täiesti okei, lihtsalt summuti probleem oli. Seal oli katki summutisukk ja 1 klamber ja ta lekkis tummiselt. Siis oli tal väga huvitav asi. Maanteeameti andmebaasis oli näha, et ülevaatuse mitteläbimise 1 põhjus on see, et täismass ei klapi dokumentides olev täismass ei klapi sõiduki andmesildil oleva täismassiga. Sellega on siuke huvitav lugu, et ma tegelesin sellega, uurisin seda, helistasin Maanteeameti, Transpordiametisse, küsisin ülevaatuspunktist ja siis, kui ma olin sellega pool päeva tegelenud, veidi liialdasin ka, aga ikkagi pikalt tegelenud, siis ma avastasin, et aga klapib ju. Vaatasin andmesilti, seal on 1770 kilogrammi täismass, dokumentides on 1770 kilogrammi. Küsisin ülevaatuspunktist, et kuulge mehed, et mis ma tegema pean, ma ei saa ju midagi teha. Et järelikult ülevaataja oli eksinud, sest et see on õige. Ühesõnaga, see ei olnud viga tegelikult. Tänaseks on küljekarp keevitatud. Ostsin terve uue karbipleki, see keevitati ilusti külge, sellega on rahu majas. Kerel olid veel mõningad iluvead, vasakpoolsel tiival oli pindmist roostet ja ausalt öeldes peast ei mäleta, kuskil tagapool oli ka. Auto on sõitnud 118 000 kilomeetrit. Ühe omaniku käes 2003 aastal ostetud Eesti margi esindusest. Hooldused kuni 100 000 kilomeetrini, kõik margi esinduses, hilisemad hooldused, midagi oli Forsis ja mingisugune arve oli veel. Ühesõnaga, üliilus ajalugu. Pole väga tihti sellist näidata ette autodega. Sisu ilus, hästi hoitud. Autol on peal uus kliimapump. Kliima töötab ideaalselt. Kaasas on uued talvereffid. Nad ei ole uued, nad on natuke aega all olnud, aga nad on, kõik naastud on alles, nad on nagu oleks sõitnud, ma ei tea, 1000 kilomeetrit. Korralikud, värsked suvereffid valuvelgedel. Lihtne auto, 2.0 bensumootor, 85 kilovatti. Manuaalkast, liigseid lisasid ei ole. On olemas elektriaknad, taga ja ees 4 tükki.
on olemas elektripeeglid, on olemas konditsioneer, istmesoojendused ka, aga sellega põhimõtteliselt asi piirdub. Kindlasti ei ole keeruline sellele autole uut peremeest leida, sellepärast et maapiirkondade inimesed tihti eelistavad lihtsamaid autosid, millel on odavad varuosad ja mida nad oskaksid kas ise remontida või sõbra abiga remontida ja see on kõige ehedam näide sellisest autost. Loomulikult ei tahtnud ma ka seda, et selline auto jõuaks selle tõttu nii-öelda pressi alla, et tegelikult tavainimene võib-olla seda tööd kõike ei taha ette võtta, see läheb jube kulukaks. Ja ülevaatust ka ei olnud autol. Aga mina neid töid ei kartnud, ma sain kohe aru, et siin tegelikult ei ole seda tööd liiga palju. Ja selle auto potentsiaal on väga kõrge, ta on kindlasti täna Eestis ringi sõitvatest Golf 4-dest siis üks korralikumaid. See must Golf on juba praeguseks müügis. Kuulutusele jääb auto 24 autodiilerist ja autoringlus.ee lehelt. Samuti on müügis see Ford Focus C-Max. Golfi hind on 1990 eurot ja selle raha eest saab vastu väga ilusa puhta ajalooga ühe omaniku käes olnud väikse läbisõiduga lihtsa auto, millel on olemas hädavajalik lisavarustus. Järgmine auto, Ford Focus C-Max. Selle auto lugu on järgmine. Inimene ostis mult uue auto ja andis selle sissemaksuks. See on hästi tavaline praktika, seda sisuliselt ma ütlen, et iga teise müüdud autoga ma saan midagi asemele ja miks inimene üldse tahtis endale uut autot, et tegelikult normaalne auto ju, et miks ei võiks edasi sõita. Sellel autol oli 2 väga halba viga ja omanik ei tahtnud nendega ise tegeleda, ta oli ühega neist juba tükk aega tegelenud ja ta ei olnud saanud seda korda ja seetõttu ta pakkus mulle, et äkki mina lahendan need vead kellegi abiga ära ja saan sellest autost veel nii-öelda asja. Kõige suurem viga sellel autol oli see, et pärast käivitamist ja sõidu alustamist mingil hetkel armatuuris läksid sisuliselt kõik tuled põlema. Aga kirjeldusele vastavalt ma sain kohe aru, et okei, et see ei ole reaalne, et nagu kõikides moodulites päriselt viga on korraga. Et see tundub kahtlane, pigem nagu kas mingi ühendus kuskil või ma pakkusin ise kohe, et äkki keremassi peaks üle vaatama. Ja ta oli seda uurinud, sealt tuli hunnik veakoode korraga ja need veakoodid olid kõik nii-öelda kommunikatsiooni veakoodid, et reaalselt viga nagu välja ei tulnud. Viga leitud, armatuuri kellaploki taga külmjooted mitu tükki, kas lahti või kehva kontaktiga. Joodeti üle, kellaplokk tagasi, viga unustatud, auto töötab, kõik toimib nii nagu peab. Kõik funktsioonid töötavad, ABS-id ja nii edasi ja nii edasi, et seal oli ABS-i tuli ka näiteks, mootori tuli ja nii. See oli kõige suurem mure. Et õnneks ma sain sellest jagu, ma eeldasin ka, et ma saan, mitte isiklikult küll, kasutasin auto elektriku selleks. Ja teine paha asi oli see, et esitiivad olid väga kehvas seisus siit piirkonnast. Ja siin oli auk sees lausa. Ja kuidas siis lahendada odavatel autodel selline mure? Kõige lihtsam on minna poodi, osta tiivad, minna maalri juurde, lasta need ära värvida, panna külge. Päris kallis kokku ausalt öeldes. See auto on müügis 1700 euroga hetkel, 1690 eurot. See maalri arve, mis ma just rääkisin, oleks olnud auto hinnast liiga suur proportsioon. Sest sellest ei piisanud ainult, siin oli veel mitme koha peal veel iluvigu, et maaler oleks ikkagi tahtnud rohkem detaile värvida ka. Seega see langes laua pealt ära. Leidsin Siimusti autolammutusest sama värvi esitiivad ja ilma roosteta. Oli mingid täpid olid seal. Terved, auke pole midagi ja värv ka. Sama värvikood, väike erinevus siin võib-olla on, aga ja need olid odavad, need maksid tegelikult alla 100 euro kokku. Ainus mure, mis nendega oli see, et nad olid siit nühitud. Nagu oleks lohistatud või ma ei oska öelda, siin olid sellised kratsimisjäljed. Aga see ei ole roosteauk. See on oluliselt parem variant kui roostes ja aukudega tiivad.
ehk siis ma tõin need Siimusti autolammutuse tiivad ära, lasin need külge panna ja siis võtsin ühe õhtu pooliku ja natuke päevast ka ja tegelikult värvisin seda autot koduhoovis ise. Vähe oli vaja, selles mõttes ma ilmselgelt täisdetailide üle värve ei tee, ma ei ole automaaler. Aga selline hinnaklass, sellise auto puhul on kõige olulisem see, et tal tehnika oleks töökorras ja tehnoülevaatus peal. Tegu on 1.6 diisel 80 kilovatti fookusega, C-Max fookusega siis, mis on üsna populaarne auto Eestis. Ja kindlasti oli mõistlik ta taastada, aga tema potentsiaalne hind ei ole 2000 ega 3000 täna enam, vaid ongi seal kuskil 1,5 ja 2 vahel pigem. Ja loomulikult ostes pidi ka selle auto eest midagi maksma, et seal ei olnud võimalik 1000 eurot selle auto peale kulutada. Seega nii on lihtsalt ja kui keegi kommentaariumisse kirjutab, et spray tuuning, eks ole, siis ma uhkusega ütlen, et jaa, sellise auto puhul seda tulebki teha. Siin ei ole muud võimalust. Hinnaklass 1000-1500 seal kandis. Sul ei ole võimalust tellida autole üle värvi normaalse kvaliteediga maalri töökojas. Et kui inimene ostab sellises hinnaklassis autot, siis ta peab leppima sellega, et kõike ei saa. See auto näeb täiesti normaalne välja praegu ja lõpuks seda roostet tänu tiibade vahetusele jäi alles päris vähe. Väga suur pluss. Sellel autol on keevitatud küljekarbid paar aastat tagasi ja küljekarbid on reaalselt metallist. Siin küljekarpidel ei ole auke, siin küljekarpidel ei ole pahtlit ega makrofleksi. See on asi, mida ma ei taha teha ja ei ole teinud ka. Aga seda ei olnud ka vaja teha, et need küljekarbid on täiesti tugevad, see on fookustel muidu nõrk koht. Esitiivad küljekarbid. Ja osaliselt spreiga värvitud auto, aga omas hinnasegmendis kellegi jaoks, ma arvan, väga korralik tööloom ja tööl käimise auto ja ilmselt veel üsna mõneks ajaks. Lisaks, mis veel, auto on väga ökonoomne, see 1.6 diisel võtab väga vähe kütust, tõenäoliselt sõidata maanteel kuskil 4 mingisuguse kuluga ja ma tegin talle salongi keemilise puhastuse, tal on hästi ilus salong, tal on istmed, põrandad, asjad on kõik ilusad puhtad, ei haise, ei lõhna, mitte et teised autod haiseks ja lõhnaks, aga see on hästi värskelt puhastatud, et ta on seest väga ilus. Väljast on ta ka silmale normaalne, leiab värviparandusi, nagu ma juba ütlesin. Talvereffid tulevad ka kaasa ja siin kusjuures kõikidel autodel on 2 reffid ja isegi Opelil on ka talvereffid olemas. Et nii ta on, see auto on juba müügis, Golf on ka juba müügis, Volvo veel ei ole, Volvo tahab iluravi ja Volvo puhul on sama asi, et ma teen seda kindlasti ise või nii-öelda käepäraste vahenditega, sellepärast, et siin ei ole seda ruumi taaskord kahjuks, et kui keegi tahab perfektset tulemust, siis ta võib alati üle teha selle. Üks oluline teadaanne vahele. Kui sa tahad näha veel selliseid videosid, siis loomulikult on sul vaja panna kanalile tellimisnuppu. Ehk siis subscribe on selle nimi inglise keeles, eesti keeles on telli. Sellisel juhul tuleb see video sulle järgmine kord automaatselt YouTube'i avalehele. Kui sa seda veel teinud ei ole, siis oleks seda loomulikult mõistlik teha, juhul kui sulle see video meeldib. Selle rivi viimane auto, Volvo S40. Tegu on diiselmootoriga, 1.9 85 kilovatti, 2003 aasta autoga Soomest pärit, tal on näiteks DEFA-pistik ees olemas, ehk siis see eelsoojendi. Ja siin on nüüd näha, et see on auto enne tööd. Selle autoga ma ei ole jõudnud teha mitte midagi muud peale pisiremondi ja ülevaatuse, aga kerega ma tegelenud ei ole ja võiks mõelda, et auto on, et kere ei ole heas seisus. Jah, ma olen nõus, me näeme siin roostet mitme koha peal, aga kui natukene süveneda tegelikult, et taaskord räägime potentsiaalist ja räägime sellest, et kas sellega on mõtet tegeleda või mitte, siis kui tegelikult süveneda, siis seda roostet ei ole väga palju. Ta on suhteliselt pindmine ja see ongi kere kõige kehvem koht nii-öelda. Ja teda ei ole liiga palju. Et tegelikult seda on võimalik töödelda, seda on võimalik teha oluliselt paremaks. Ja kahjuks selle autoga on niimoodi, et tema potentsiaalne turuhind nii-öelda ei ole väga kõrge. Ma ei oska täpselt praegu öelda. No, ta ei ole enam 2000 eurone auto, ta ei ole 3000 eurone auto.
pigem on ta sealt allapoole ja sellega on sama asi, et kui tellida sellele autole teenust, siis tegelikult, kui seda asja tahta korralikult teha, siis tuleb siin neid värvitavaid detaile päris palju. Siit poolt põhimõtteliselt peaks nagu kõik tegema. Teisel pool on suhteliselt sama seis. See ei ole mõeldav kahjuks. Samas, kas ma peaks teda sellisena müüma või ma peaks proovima ikkagi mingil määral seda roostet eemaldada, natukene tappa millegagi, selleks on erinevaid mooduseid, ja värvida ta nii-öelda lokaalselt üle, ütleme näiteks uste alumised ääred ja võib-olla karbid. Pigem peaks selles suhtes, et ta mõnda aega ikkagi kestab ja seda võib järgmine inimene uuesti koduste vahenditega teha. All on ju metall, siin ei pea täitma taaskord mitte midagi. Kui siin oleks sügavad augud sees, siis ta ei oleks ülevaatust saanud. Ma ausalt öeldes ei võtaks seda arvatavasti ette siis. Sellepärast, et jõuame jälle tagasi potentsiaalini. Golf oli suure auguga karbis, aga Golf on 118 000 sõitnud ühe omaniku käes olnud auto. Selle puhul nii ilusat ajalugu ei ole. Tema on 360 kanti läbisõit ja omanike arvu ütlen ausalt, ma ei tea. Ma isegi juurinud ja ei plaani seda teha ka. Miks ma tahan sellise auto nii-öelda ka paremaks teha? Ma ei tee teda, ma ei saa öelda, et ma teda korda teen. Ma ei tee teda täielikult korda, sellisel juhul ma maksan peale kohe kindlasti. Et kindlasti jäävad siia mingid pisivead külge, aga minu potentsiaal või nii-öelda potentsiaal, mida mina siin nägin, ma nägin suhteliselt korralikku varustust, arvestades ajastut. Sellel autol on nahksisu, sellel autol on toimiv, väga ilusti külma puhuv konditsioneer. Sellel autol on istmesoendused, püsikiirushoidja. Tal on samamoodi 2 treffid väljed, mõlemad on valuvelgedel veel. Siis tal on vahetatud eelmise aasta teises pooles turbo, tal peaks olema peal kas uus või taastatud turbo, ma ei küsinud selle kohta. Viimane õlivahetus isegi oli fikseeritud, see oli 9000 tagasi. Ehk siis sellega võib veel sõita, ei pea kiirustama. Kogu see tervik tundus mulle ikkagi selline, et mul ei ole mõtet seda autot nii-öelda maha kanda. Ja siis ma hakkasin ka asja uurima, et ülevaatuselt oli ta läbi kukkunud õlilekke tõttu. Õlilekke oli täiesti olemas, aga mis hetkel see õlilekke oli tekkinud, see on teadmata. See õlilekke pesti puhtaks. Jään praegu vastuse võlgu, kas leiti ka algpõhjus ülesse või mitte. Ma ütlen ausalt, ma ei mäleta. Aga hetkel seda õli enam peale ei tulnud. Või kui, siis võib-olla väga vähesel määral. Ülevaatuse seisukohast enam nende jaoks leket ei olnud, sellepärast, et see leke võis olla vana leke. Selliste vanemate, aga korralike sõidukitega on mul tegelikult päris suur nõrkus. Ma kogu aeg mõtlen omaette, et ma ei osta enam neid odavaid sissemaksuautosid või ma järgmine kord müün nad kohe edasi, ma ei hakka tegelema nendega. Aga tegelikult seal on nagu veits nagu nostalgia hõngu juures ja ma ikkagi murdun tavaliselt. Sest ajal, kui mina olin sellises vanuses, et ma endale esimesi autosid ostsin, tegelikult olid sellised asjad, olid kõik nagu suhteliselt värsked ja kallid sõidukid. Et oli aeg, kus selline Omega oli nagu tõsine kõva tegija ja võib-olla mõne mehe unistuste auto. Ja siis ma kuidagi ikkagi sattun neid autosid päästma. Ma olen seda tegelikult varem ka teinud ja autoringlus justkui brändina tegelikult ju õigustab seda tegevust, et me paneme autot tagasi ringlusesse. Need 4 autot siin, need autod ei oleks ringluses. Need autod oleksid, see oleks tükkideks juba, sellest ei oleks midagi enam järgi, see oleks juba ära jahvatatud. Golf tõenäoliselt ka. C-Max, seda ma ei oska öelda, see võib-olla oleks kuskil portaalis müügis ja inimesed käiks teda vaatamas, aga keegi ei tahaks teda, sest et tal olid rikked ja Volvo oleks ka juba pulbriks lastud praeguseks. Et mul kuidagi ei tule see kõige paremini välja, et ma neist loobuksin, et suva, viin ise vanametalli või midagi, et ma ikkagi vanametalli viin neid asju, mis nagu päriselt sinna on vaja viia, mida ei ole mõtet või mida ei saa enam taastada. Aga kui ma vähegi näen, et on võimalust, siis ma üldiselt kipun sellest kinni võtma. Ütlen siia video juurde ära selle, et kui kellelgi on nagu mingit potentsiaalset sellist vedelema jäänud või rikkega või sellist lihtsat mingit autot, nagu siin on parimad näited seisavad reas, millel on potentsiaali. Potentsiaal taaskord tähendab seda, et seda autot on mõistlik taastada.
et ta ei ole üle katuse käinud või ta ei ole kokku jooksnud mootoriga samal ajal turuhinnaga 500 eurot, eks ole. Kui sul on midagi, mida sa arvad, et tõenäoliselt võiks proovida veel korda teha, sa võid pakkuda seda autot autoringlusele. Jah, meiepoolsed hinnapakkumised selliste autode eest on suhteliselt madalad, aga kui sinu plaan B on anda ta niikuinii vanametalli hinnaga ära, aga tegelikult on autost võimalik veel saada asja, kirjuta meile. Vaatame, teeme kindlasti omapoolse pakkumise autoringlused@gmail.com või Facebooki autoringluse kontole või Facebooki Palle Kõlari kontole. Et ole kena, kirjuta võimalusel, sellepärast et kõnesid tuleb päris palju ja telefoni teel on tihti raske süveneda ja uurida, millest jutt käib. Et eelistan vastata kirjalikult autode pakkumistele. Nagu ikka, autoringlus ostab tegelikult peaaegu kõiki sõiduautosid ja maastureid. Kui sa soovid müüa oma auto nii, et sa ei pea selle müügiga ise tegelema, siis sa võid meiega ühendust võtta. Meil on võimalus võtta sinu auto müüki ja müüa teda sinu eest. Kui sa oled tööl käiv inimene, kellel ei ole aega oma auto näitamisega päevad läbi tegeleda, me oleme ideaalne abimees selleks. Me oleme olemas, meie tegeleme sellega, meie saame sinu autot näidata. Näitame ka laupäeviti, vajadusel pühapäeviti kokkuleppel. Näitame päeval, näitame õhtul. See on üks variant, teine variant on see, et me, nagu ma ütlesin, ostame autosid, et lisaks müüki võtmisele võid sa ka müüa maha oma auto meile. Et jah, sa saad ta eest siis vähem raha, aga sa ei pea tegelema müügiprotsessiga üldse. Ehk siis sisuliselt vaatame kiirelt üle, teeme omapoolse pakkumise, kui see sobib, vormistame auto ringi, maksame ära, kõik. Et loomulikult võib pakkuda kõiki teisi autosid, et ei pea olema sellised odavad, et me ostame meeleldi hinnaklassi kuni 15 000 umbes. Ja taaskord autoringlused@gmail.com, Facebooki autoringluse kontole või Palle Kõlarile Facebooki. Kui sa meile kirjutad, siis ükskõik, kas tegu on odava või kalli autoga, siis ole kena, lisa sinna kirjaga informatsiooni. Et viimasel ajal ma tegelikult väga enam ei vasta kirjadele, kus kirjutatakse Volkswagen Touareg, palju pakud. Sellepärast, et ma ei saa teha pakkumist sellise info najalt. Et hinnasoov on mõistlik muidugi märkida ära. Inimesel tavaliselt on peas mingi number, millega ta oleks rahul, kirjuta see julgelt juurde. Aga olulisem on see, et lisa palun puudused, vead, iluvead, tehnilised vead, loe need ette, me raiskame muidu aega. Kui sa neid ei ütle, siis me teeme pakkumise eeldusega, et neid pole. Ja siis me avastame hiljem, et need on, ja siis me muudame oma pakkumist. See ei tee kedagi õnnelikuks. Pigem on mõistlik ikkagi jõuda võimalikult täpse ja detailse kirjelduseni. Lisa mõned fotod, kirjuta infot auto kohta, kirjuta kaua see on sinu oma olnud. Kui see auto üldse sinu oma ei ole, siis oleks kena seda ka mainida, muidu viimasel hetkel võib mingisuguseid üllatusi sellega tulla. Kirjuta, kas on teised rehvid kaasas, kirjuta, kas millal viimati hoolduse tegid, millal viimati õli vahetati, kirjuta, millal hammasrihma vahetati. See kõik info teeb suhtluse väga palju lihtsamaks. Meie saame teha täpsema pakkumise, meil võib olla oluliselt suurem huvi. Versus, kui sa lihtsalt kirjutad, pakkuda Golf. Okei, kirjutad juurde, Golf 2008 aasta. See ei tekita tunnet, et me tahaksime seda autot osta. Me tahame kindlasti rohkem teada. Puudused, vead ei ole takistuseks. Kui su auto ongi ülevaatus on lõppenud, tegu on ka kallima autoga, millel on mingi viga, mille tõttu sa ei saa uuelt ülevaatuselt läbi, pole probleemi. Me hea meelega ostame, teeme selle korda, käime ülevaatusel ja müüme maha. Et sisuliselt võib pakkuda kõike. Ei osta panditud autosid, arestitud autosid, võõrandamiskeelu all olevaid autosid. Ei osta võõraid autosid. Ma tahan omanikuga teha tehingut. Et kui keegi on vahendaja, siis on mõistlik seda meile kohe mainida ja selgitada ära, mismoodi see tehing võimalik on. Et ma tahan seda siis teada. Ja nii lihtne see ongi. Postkast on avatud ja kirjutage julgelt. Minu poolt tänaseks on kõik. Vaatame, kas ma teen mõne auto kohta, mis mul siin praegu reas on, veel eraldi video ka. Tegelikult nad vääriksid seda. Kas ma jõuan, ma ei tea veel. Et otseselt ma ei tee osa 1 ja osa 2 praegu, vaid vaatame jooksvalt. Kõik need autod on olemas, 2 tükki on neist müügis, 2 tükki lähevad lähipäevil müüki.
olete oodatud tutvuma ja lisainfot leiad Autoringluse Facebookist, Autoringluse kodulehelt, Auto24 autodiilerist ja loomulikult ka videokirjeldusest.